Fredi räägib praegu tech supportiga. Kontrollisime, vaatasime istme alla, vaatasime kõik laekad läbi ja ei paista olevat mitte kuskil. Vahivärki, jälle uus Motopurgi saade. Mina olen Frits. Ja mina olen Raks. Ja lähme vaatame neid Citybi masinaid, sest et kuidagi on vaja töölt koju saada. Seega esimesena otsime ühe auto endale. Jah, Davai. vaatame. Oi, asjad. No, siin ta on, Reks. Ja, siin ta on. Toyota Corolla hübriid uus. Viskame asjad autosse ära. Ma tegin äppist lahti juba selle tee peal. Ja ma ei tea, Raks, mis sa arvad? Hall metallika, aga mitte diisel. See on hübriid. See on hübriid. Ma juba näen siin, näed sinine märk on ees. Ei, väljast, mis ta on? Uued Toyotad enam vähem, Reks. Ja mulle meeldib ka, et ta näeb üsna huvitav välja. Velg on, nagu on, aga Paneme asjad sisse ja tuld. Seal ikka. No nii. Vaatan siin leitest kütuse kulu on 5,2 ajale. Mees, mulle. Vaikus. Elektriauto shit. Ai, nüüd tuli mootor ka. No nii. No, nüüd on juba endaks. Toyota Corolla siis suhteliselt uus. Ma eeldan, et mingi 2018-19 aasta mudel ilmselt hübriid, nagu siin kuulda on. See on display. See vist on touch, jah. Mapsi uuesti käima siit taada. Maps on sees või? Mis sa arvad, palju kõvvi on? Sa ei saa enne arvata, kui sa oled ise sõitnud ka. Okei, seda vaatame pärast poole siis. Pärast vaatame siis, jah. Topsi hoidjad on? Käed, topsi hoidjad muidugi. Kuule, topse pole. Mis asi B on? Ma ikka ei saa aru. Äkki see on bensiin. Kuule, päris hästi läheb kohe koha pealt ära, kui vaja. Kusjuures istmed selg hoiab, aga nagu tundub nagu vähe. Natukene küll, see istme põhi on natuke lühike siin esiistmed. Paistab, et istme soojendused on autol. Siin on mingi full EV mode või? Okei, see on küll pulli koha peal. 2-tsooniline kliimaseade. 2 kliimat on. 2 kliimat on, kõik kliimat teeb ära. Dual climate. Aha, siin on püsikas. Nii, saab peale kuidagi selle või? Ütleme nii, et kui ma siit külje peal seda displeid vaatan, siis see on suht hektik nagu. Päris palju asju on seal. Keeruline on nagu hea tegelikult, et ma ei üritanud. Aga muidu, mis ma oskan öelda, see on vist selles Citybi kategoorias üks kallimaid autosid, mingi 20 senti kilomeeter ja minut. Tegelikult neil on ju need autosid küllaga seal igasuguseid. Me vaatame, mis me täna leiame. Tunnetame veidi Corollat. Oli see Corolla, jah? See vist Corolla peaks olema vist ja siis me mingi aeg vahetame, siis ma saan ka kõrvalist mõnusin autida. Touchscreen on siin, te vist ei näe, aga see on siin samas kohas. On olemas. Ekraan on puututundlik, aga tal on ikkagist jäänud veel alles nagu reaalselt füüsilised nupud ka, mis on nice. Sõidu poole pealt, mis ma oskan öelda, on nii palju, et ma kuulen nagu, ma ei tea, kas see on lihtsalt võib-olla mingid talverehvid veel all ja see rehvimüra on suht kõrge nagu. Suht tšuke Saabi rehvimüra on. Pidurid on head, just testisin. Siin on mingi EV mode. Ma juba vajutasin, aga see ei toimi, sest et liiga vähe electric juice'i on meil batteris. See on mingi Tundub, et ma natuke... Extra voltage äkki või? Ma ees oleva auto pealt näen, et LED esituled. On küll, jah. Nad olid päris ilus, need esituled seal. Sa vist enne mütsid ka, ma pean nõustuma sinuga. Tagatuled, esituled on õnnestunud sellel autol. Kui ma katsun siin armatuuri üldise asju, siin on mingit nahka isegi natukene. Hästi natukene, siin on mingi üliväike riba on nahka pandud. Aga muidu vana hea, siuke kõva plastikuks ja on üritatud seda nagu veits nagu pehmemaks teha, aga see on ikkagi plastmass ja see on isegi näha, kuidas see vajub sisse ja poole veits, et see on... Mulle meeldib must lagi. Ja, must lagi, see must pidi isu. Bemmi vendade seas kõva teema olema, kui sul on E46 ja mingi must lagi. Ja ma leidsin siit topsi võidest, leidsin Teso vahendi. Seega Citybi hoolitseb selle eest, et ega praegusel ajal ikkagist puhtalt teha. Ütleme nii, et ma arvan, et siia väike see kohvitops mahub sisse. Ei, no siia mahu, et kohvitopsid kõik, mis vaja, aga... Arvad, ma ei tea, see tundub siuke nagu... Ega suur kohvitops ei ole suurem nagu läbimõõdult, ta on kõrgem lihtsalt. See vend lihtsalt ei käi kohvil piisavalt, ei tea. Corolla võti on siin see, aga seda vaja ei ole, sest et läbi äpi käib auto lahti tegemine ja lukustamine. See võti on kogu aeg siin autos sees. Nii, taga mingi asi. Fellow Citybi. Tahes ma otsin nüüd, ma arvan, tankla või midagi, tõmbab oba. Strobo kunn tuleb.
vahetame kohad ära, siis Raks saab ka sõitis, ma tahan kuulata, vaadata, näppida tulesi-vilesi. Aga hetkel minu arvamus sellest konkreetsest autost, võib-olla ta on natuke kallis nagu selle kohta, et lihtsalt sõita töölt koju mingi kerge ots, aga samas ta on ikkagi odavam kui takso. Raks annab teada, et jalg ees on kaamera. Paneme täna siin kahekesi soolot. No nii, kohe leian siit 12 volti pistiku pesa seest. Siin on mingi siuke narts põhja pandud, et natuke pehmem oleks ja selle all on kruvid otse. See on suhteliselt prosta ehitus. Paneme diisel või bensiin. Diisel või bensiin. Diislit kindlasti pane. Kuradi, ma ütlen kohe ära, see peab eespool olemas. See käepide tugi on muidu halvas kohas. On autosid, kus ei olegi seda. Tead, mis see oli praegu? Ma arvan, et see oli hoiatus, et tee peal oli auto. Ei, see oli see lane assist vist. Nii et järelikult on juhi abilisi ka palju, ikka moodne auto, mis ma oskan. Kus suures, jaa, isegi Citybi teenust või nagu Citybil endal on siukene auto, mis on siukese, see on ju lisavarustus, ma arvan. Vana hea, suunatuli, komfortsuunad ja lükkad sisse 3 klõpsu ja olemas. Reeglid tunduvad isegi suhteliselt suured. Tagumine aken on väike. Massive pime nurk on seal taga, jah. Nüüd on siis see värk, et Raks, mis sa arvad, palju sellel autol kilovatti võiks olla? Mina pakun, et sellel autol on 1,4 liitrine bensiinimootor ja lisaks on elektrimootor, siis mingisugune hübriid vist. Mingi 87. Ma oleks midagi 70-ga pakun. Oi mees, me oleme eksinud rängalt 1,8 liitrine mootor. See on peaaegu mahlapakk ju. Võimsus on 72 kilovatti bensiinimootor ja 37 kilovatti elektrimootor, ehk siis kokku on 100... No, kas me nüüd arutame seda kokku või... No selles suhtes ikkagi peab vist arutama kokku, sest et nagu me ei sõida puhtalt bensiini peal ju. Aga sa ei sõida puhtalt elektri peal ka? Jaa, aga see ongi see kombineeritud ju. Sellest tulebki see kogu võimsus. Fakt on see, et kui me oleks võtnud penamootori, oleks mina saanud suhteliselt täppi. Aga kuna me võtame kokku, siis on sul seekord õigus. Nii, ma üritan leida meile lähima auto, mis on Järve keskuse juures. Seal ootab meid Fiat 500, ma panen, äpp on lahe tegelikult. Äpp on tegelikult lahe Citybil. Et autosi, neil on valikus on seal, ma ei tea, mingi mini Fiat, mingi 2 või 3 erinevat tüüpi Toyotasi, Nissan Qashqaid on, Peugeot 308 on vist, Ducato bussid suured, millega vedada tervet mööblit endal kodust minema, siis on veel Toyota Pro Ace'id ka nagu. Igatahes valik on seal meeletu, aga tihtipeale sa saad selle Fiat 500, mida me lähme nüüd proovima, kui keegi seda meil eest ära ei võta muidugi. Äpist näeb veel muidugi, ülihuvitavaid asju näeb äpist. Esiteks saad auto reserveerida endale, 15 maiki saad kinni hoida autot. Kui keegi ei tea, siis Fredi räägib maikidest, maik on minut. Nii ta on. Saab hoida kinni 15 siis endale autot. Selle eest sa ei maksa midagi, saad lihtsalt bronnid ära, et keegi tuuri ei laseks seda autot. Ehk siis nagu, kui sa näed, et mul on seal auto, hakkad jalutama, paned reservi peale, siis nagu keegi ei sõida minema sellega, loogiline vaata. Näeb hindasi, et kui palju on minuti hind ja palju on kilomeetri hind. Ja siis näeb veel, kui palju on kütust paagis. Näeb seda protsentidega ja näeb seda läbisõidud. Kõikidel Citybi õttul vist peaks olema. Seal oli mingi kanku ka, mingi 5 liitrine kanku. Ma arvan, et see ei ole Citybi enda pandud. See on mingisuguse venna kanku. Peaksime kohe kohale jõud uue autoni seega, mis seal ikka, vaatame siis uue auto üle. Lugu järgmine ei jõudnud mikrit käima panna, aga Fredi räägib praegu tech-supportiga. Kontrollisime, vaatasime istme alla, vaatasime kõik laekad läbi ja ei paista olevat mitte kuskil. Fiatis ei ole autovõtmeid. Selge, mis seal ikka, aga siis vaatame järgmise masina. Pikka juttu ei ole, peame uue masina vaatama, sest et vist on mingi vend minema ja alustanud selle võtmega siit autost. No nii, siin me nüüd oleme, järgmine auto, eelmine on siit paar kohta sinna poole, aga Fiat 500 seekord siis. Pisike linnapunn, kohe nagu ta on väga pisike reaalselt, nagu näha siis umbes siiamaani mul on maks kõrgus. Ees on väga kahtlane mingi 3 erinevat tuld. Ta näeb välja nagu ta oleks väike putukes, kes püüab hästi kiiresti lennata. Vaatame, kas ta läheb ka siis kiiresti. Ja vaatame, kas on seest ka pisike. Seega läheb sisse. Need südamed teevad selle asja väga hästi. Tavai lendab. No nii, siin me oleme. Suht plastik, ütlen kohe ära. Suht plastik, see on nagu...
ja, et lagi plastmassist ei ole, noh. Taaskord lagi on tegelikult uus. Ma ei tea, kas asi on selle eest, et kes siin eelnevalt istus, aga ma saan jalad sirgeks lügata. Jaa, aga su taga ei ole üldse ruumi. Taga vist ei saa keegi istuda, aga... Okei, manuaalkastiga auto, see on vist ainult manuaalkastiga City auto. Ahah, siin manuaalne kliimaseade ka. Kõik on manuaal. Mingi ekraan. Mina oma jalga siin autos sirgeks ei saa. Või no ma ilmselt saaksin, aga kui ma sirgeks saan, siis... Mul ei olete käed rooli, nii TS-vahend jälle autos olemas, väga nõrb. Siin on vähe kõvem, siin on 2 tükki. Ülikiire recap, mis muidu juhtus just meil. Muidugi, jaa. Hästi kiire, nagu ärme seda pikaks venita. Sõitsime City autoni Fiat 500 eelmise autoga. Läksime selle auto juurde, tegime uksed lahti, istusime sisse ja kuna see auto ei ole keyless go, siis on nagu autos sees on võti kuskil ja sa pead sellega auto käima panema. Aga seal autos võtit ei olnud. Siis me ei saanud sellega sõita kuhugi. Ma helistasin supporti, ütles, et mis seal ikka, otsigi teine auto nagu, et sellega ei saa siis sõita, et helistame eelmisele omanikule või kes iganes see oli. Side note, mina bronnisin auto. Nii. Ja, Raks bronnis auto. Nii. Ja siis Raks üritas auto bronni lõpetada, sest et me ei saanud sõita sellega kuhugi, et noh, mis seal ikka lähme, võtame vana auto, sõidame järgmise juurde. Ja ei saanud lõpetada sõitu, sest see oli pargitud alast välja ka. Ja siis pidi uuesti tech-supporti helistama, et auto sõit oleks vaja lõpetada, et me ei saanud sellega kuhugi isegi sõita. Liinile sai kiiresti. Ei pea ootama mingisugune... Tech-support oli väga aus. Aga see auto? Sellest autost rääkides... No, mul on kaas põhjas praegu. Oi! Saha tuleb! Suht taburet on. Jaa, on küll. See on nagu, noh, mis sa tahad? See on siuke pisike punn, ega siin väga siuke mugav nagu just ta ei ole. No enam vähem. Seda nagu kõige hullem ka ei ole, aga nagu... Päris Toyota ei ole. Ahah, start-stop süsteem on. Normaalne. Näed? See ikka sõidab. Ikka sõidab üles. See vajab vähe tugev. Kuule, üles ei tule. Tuleb küll, võeta... Ei, mulle ei tule. Lisavarust. Ühesõnaga, sõidu poole pealt, mis ma oskan öelda, väga uimane on. No, sidur on naistekas, noh. See sidur on nagu mingi siuke sulg. Gaas on nagu mannetu, ma mängin näeb praegu gaasiga. Põhja ja lahti. No, midagi juhtunud. Auto ei ole kiire, auto ei ole mugav, linnaauto, aga ma saan aru, see on odav auto, sest et... See on põhimõtteliselt 2 korda odavam kui see eelmine auto vist. Aga ma saan täiesti aru nagu Citybeast nagu ei charge'i nagu selles mõttes. No topsioid on kuskil siin taga näiteks, aga siin on kõige, noh, käetuge ei ole. Käetuge ei ole, see on ehk siis, et mina siukest auto ei osta, aga ärimudelist aru saadavat, sa ei ostagi mingisugust 150 kilovatist luksuslikku autot inimestele sisuliselt ruunemiseks, kes sõidavad lihtsalt oma mingi kodu ja töö otsa nagu jällegi. Ja samas, kui ma nüüd võtan nagu vastuargumendi selles suhtes, et kui seda autona vaadata, mitte sellena, et ta nüüd Citybi auto on, siis selles suhtes ma näen, et see on tegelikult suhteliselt äge punn, mis oma naisele osta. Tütar saab 18 Fiat Cinquecento anta. Mina ei ostaks seda enda naisele, aga rool on, alt on see sportlik vaata. Tal on peal see triip ka siin. Peal on triip ja all on kuradi sirge, et nagu, sest et ma saan aru, vaata, tavaliselt see ongi sportauto, et jalad ei mahu muidu ära, aga siin ei mahu jalad ära, sest see on nii pisike auto. Ma kujutan ette, et kui keegi meid praegu väljast näeb, 2 meest, mõlemad 80 meetri, 85 pluss, julgen öelda, no me ei saa, no see, et mina... Ei saanud öelda sõit 90 pluss, sest Raks ei vea välja, vaata. Ma ei vea välja seda mõõt. Aga sõidumüra, kusjuures ma ütleks, et võib-olla isegi väiksel kiirusel on natukene võib-olla isegi vaiksem kui oli Toyota või? Ma lähen siit, siis teeme vahetuse ja siis sa sõidad õigale, võtame see uue auto, me juba vaatasime seekord uue auto välja. Loodetavasti sellel on võtmed olemas. Minu arvamus linna vahel paarutamiseks Citybi rendiautona on okei. Ise osta ei ole okei. No jaa, sellega ma nõustun, ega ma ise ei ostaks seda. Aga saad sa aru, neid Citybisid liigub lihtsalt igal pool. Me oleme Nõmme ja Pääsküla vahel vahetänavatel ja seal ees sõidab jälle üks vana vastu meile. Selle rooli suhtes oli sul õigus, see alumine lõige, isegi minul oli siin praegu uukens. No võt. Ukselingid on ägedad. Mingid laada ukselingid suht. Ossa raisk, mis sidur see on. No ma ütlen, noh. Aga muidu istmetest rääkides, need ei hoia ka väga. Need on suht... Kui Raks praegu tahaks mingi 40-ga ringteele, siis ma arvan, et ma läksin kõigepealt siin niimoodi. Ees on topsioidad, taga on ka mingid topsioidad, aga need ei ole taga istunud. Tal on väga mugava koha peal, need on siin jalgade juures ja sama on tegelikult ees on see sama teema, et need on siin kuskil all. No enam-vähem. See on siuke enam-vähem, mu enda autol on ka siin ja tegelikult see on suhteliselt okei koht, aga vot see on küll nagu. Siin on isegi pehmet nahka natukene, natukene jälle. Pöörake korra tähelepanu.
enam-vähem decent auto. GT86. Panused liitrile ja kilovatile. Seda ma arvan küll, et on nüüd 1-0. Ja kilovatid? 44. Okei, ma pakun 1,2 ja 57. See oli 1,2. Ai! 51. Palju sa ütlesid? Ütlesin 57, sa ütlesid 44, me oleme täpselt vist poole peal või? Mul on 7 üle, sul on 6. Oi! Sina, no sa panid liitritega täppi. Jaa, töömaht on 1, 2, 4, 2 kuupsentimeetrit. Mingi infoliini ütlesib mulle praegu. Sul pole püsikat või? Ei, sellel vist ei ole, jah. Aga see eest on need nupud siin palju lihtsamad ja arusaadavad. Kuhu sa lükkasid viin? Design flow, kõrvalistuja saab juhi positsiooni muuta. See peaks olema teisel pool see kang, aga ma saan aru, teisele poole ei saa seda panna, sest siin ei ole ruumi. Siin on mingi kilomeeter kaablit ka pandud, et see ots. Jaa, siin on lightning ots ka kus. On või? Ma mõtlesin, et lightning otsa vennad saavad üle äkki. Mikro-USB ots on ka. Oi, vaadake, see on ikka jõhker süsteem, tasuta kaabel siin sees. Ei no, Citybi ikka mõtleb. Jaa, Citybi sõitjadel saab 2 euri alla, kui sa võtad auto, millel on paak peaaegu tühi ja sa lähed tangid selle täis. Kõigil autodel on Circle K kütusekaardid. Ärge oma autot tankige sellega. Autos tobi teha ei tohi. Oi, p***se. Samas vaata. Hea väikse punni omad need nõksud, vaata. Mahud igale poole. Ja siin on üks Citybi Fiat veel. Fiat on nagu kuradi jalaga segada, lähed kuhugi täiesti X kohta olemas. Ja nüüd viimase autoga me siis sõidame ilmselt tagasi oma auto juurde selle pärast. Oma auto juurde, me läheme koju. Basted. Järgmise auto juurde. Siin ta on tänase päeva viimane auto meil, helesinine unistus Mini Cooper. Vaatame selle pilli ka üle. Leedu numbriplaadid on põhimõtteliselt suurel osal autodel, aga ma ei tea, Leedu firma ka nii, et lähme vaatame selle auto sõidu ka üle ja seest ka. Nii, et kodu pole ajama. Ütleme nii, et noh. Alusta sa enne heekord sõitu. Lihtsu ka. Oota, mis asja? Ja ma just tahtsin öelda, et kõrval oli palju parem istuda. No nii, nagu juba näha, siis päris lahe. See käib võtmega või? Ei, see on lihtsalt, see ülilahe nupp on see käimapaneku nupp. Mida? Turvavöö peale vaatame, mis häält teeb. Siis mitte diisel või? Mini vana hea on BEM-iga vist sama grupp. Käigukangi süsteem on küll samasugune nagu BEM-il. See tundub suht straightforward ole, et BEM-il on mingi mingi norm tõmme ju. Aastast autodest ilmselt parim tõmme. Oh baby, ma ütlen. Ühesõnaga, auto ise seest näeb välja üsna okk. Kides materjalidest, siis need on endiselt plastik. Teistes autodes me nägime natukene nagu vähemalt kuskil mingi väike, mingi 15 või 30 centimeetrit riba nahka. Siis siin ei tehta nahka. Kuule, keegi on mingi uugensid pannud siin. Maha on võtnud üldse. Keegi on lihtsalt maha võtnud ja suvekruis, ma tean, aknad alla ja värk. 4x L-aknad sõidavad ise ülesse ja alla. Väga norm. Rool on väga raske. Nagu üllatavalt raske on pöörata. Rool on väike. Nagu legit sa tunned, et see on väike. Ma ütleks, et sa vaadasid esiaknast välja on hea, aga samas ma tunnen nagu ma oleks kuskil, ma istuks nagu kastis sees, vaata. Tead sa, mis tunne siin on? Siin on siuke airplane'i tunne, siuke lennuki tunne on, sest vaata neid nuppe siin. Ei, seda küll nagu natukene on mingi airplane teema. Analoog spidomeeter on, mis mulle meeldib, mulle digitaalsed spidokad ei meeldi, sellepärast, et teeb, mis tahad, aga need ei ole täpsed. Volvodel on ühtlane. Kunagi Volvot testime, siis vaatame. Istmesoojenduse 3 aastmega. 3 aastmene istmesoojendus. Topsi hoidjad on käigukangi taga jälle, seega võib-olla pisut veider. Max AC mees. Vaat nüüd ma saan selle lennuki tunne. Lennuki tunne. Istmed hoiavad paremini kinni kui Fiat. Nad hoiavad väga hästi kinni. Aga Toyota hoidis paremini minu arust võid. Käetugi on küll ebaloomulikult kõrgena. On, jah? Mingi õlg jääb küürakaks võid. Vaata, mis käetoa sees on. See on nagu vana see S-klassi telefoni saaks siia panna. Nina on päris kõrge. Siit sõites praegu tundub, et sa näed nagu seda nina. Et on siukene, aga eks ta on ka vist võrreldes teiste autodega vähe kõrgem. Pidurid on vähe rasked. Inimesi üle ei lase.
laseme nad üle tee. Aga tõmme. Ma ei saa aru, nagu selle autol on kõlaritest hääl pandud juurde vist kõva. Mini Cooper on ära kaotanud selle, et tal see spidokas siin keskel on. Spidokas on nüüd ilusti siin rooli taga jälle ja siin keskel on siis juba keskkonsool ehk siis kõik raadid ja värgid särgid. Aga vahetame. Vaata rooli kohta ma oskan sulle öelda niimoodi, et vaata kui Fiat oli siuke loid ja nagu tuim, vaata, siis selle rool vähemalt nagu läheb sinna, kuhu sa tahad nagu. Seda küll. Link on natukene värdes, see rõngas siin. See ei ole väga loomulik asend linki lahti teha või ust lahti teha. Okei, automatkast toimetab suht hästi, vahetab käike nii, et ei ole aru saada. Oled tõmmeka teinud, mis tunne on? Ma arvan, et selle autol on 1,6 liitrine 110 kilovatti mootor. Pakkus praegu 1,8, aga kilovatti, sa ütlesid kilovatid ka? Ja 110 pakub mina. 110, äkki mingi 96. Ma ei arva, et see saadab päris 110. See on, jah, ja ma ikkagi jõuan järeldusele, et see on ikkagi bensiini auto minu arvast. Ma arvan ka ikkagi. 1,5 ja 100 kilovatti. Niipin-napin ma julgeks öelda, et ma panin selle kotti, aga sa panid liitrit kotti. Aga ma võtan ikka vastuse endale, seega 2-1 vist ikka. Ei, sa ei võta midagi siin endale. Siin on mingi keskmine see joystick, aga see on väga värdja koha peal. Ma arvan, et see on see BMW mingi iDrive'i mingi süsteemiga ühendatud, siis enam-vähem kokku. See auto ikka, see on päris okno. No nii. Sama sara jälle. Tagasi me olemegi siin. Tallinna päris suur tiir peale tehtud. 3 autot sai testitud. Autovalikut on muidugi rohkem Citybil. Mis mulje teid? Teenus hea, klienditeenindus või tugi oli ka väga hea. Hind oli suhteliselt okei, mis me kokku läks, mingi 25 € 3 auto peale. Ja me sõitsime palju. Mingi 2 tundi vist vähemalt sõitsime või midagi siukest ja päris palju käisime ära. Kakumäe, Järve, Mustamäe, Nõmme ja kõik asjad. Autodes proovisime siis Fiat, Toyota Corolla ja Mini. Mis auto sulle meeldis? Mini interior, no valik oli Toyota ja Mini vahel. Mini sisu parem. Toyota üleüldiselt igapäevaselt sõidaks pigem Toyotaga. Ma jään sama arvamuse juurde, et Fiat nagu jätan vahele. Mini on siuke sportlikum, siuke jäigem vedrustus, veits nagu lahedam sõit. Toyota on rahulikum, siuke igapäevasem. Igapäevaselt valiksin Toyota, sportlikuks sõiduks valiksin Mini ja nii on. Citybi meid ei sponsoreeri, tegime seda lihtsalt sellepärast, et omal huvi on. Tegelikult oli lõbus. Ja sai targemaks ja loodan, et teie ka saate targemaks. Nii et minge testiga autosid, endale tuleviku autod välja valima. Täpselt. Meie aga siin tõmbame otsad kokku ja... Tööle tagasi ja seal ikka. Saade tuleb ju kuidagi purki ka saada. Täpselt. Nägemist.